Vaata, minu selle fotograafiasse tulek oli väga kummaline. Mul vend ostis endale fototehnika. Ja siis ta tüdis sellest ära mingi paari kuu jooksul. Siis mina nagu siis 16 aastane võtsin selle ansambel Suuk proovi kaasa selle fotoka. Tegin selle ühe filmi ja tegin pildid ka ära vannitoas, nagu ikka sellel ajal tehti. Ja need pildid tulid jube ilusad välja. Ja siis ma võtsin paari kuu pärast uuesti kaasa fotoka ja tegin veel pilte. Ja kõik läks persse. Ja sealt see huvi tekkis, ma hakkasin uurima, et miks nii ja miks naa, ja siis läksin nagu sügavuti ja hakkasin uurima seda fotograafiat. Ja siis, mis puudutab seda kunsti juurde tulekut, siis ma mäletan, et ma nägin Kunstikamajast Mülberi näitust, seal olid need proomuli pildid ja siis toimus siuke armumine. Ja siis mul hakkas see maaliline foto nagu sealt otsast meeldima, niimoodi ma hakkasingi nagu arema vaikselt tegema seda proomuli, ega ma seda proomuli lihtne teha ei olnud, sellepärast, et ega Vene ajal, Nõukogude ajal mitte midagi ei olnud ja ainult kirjeldus, kuidas seda teha ja eks ma tegin teistsuguseid pilte ka, sellist eritehnikat, ma olen teinud, vast teinud üks 10–15 eritehnikat, proovinud, aga jäänud oli nagu proomõli juurde, sest see proomõli on olnud nagu kõige maalilisem ja graafilisem, et on niisugune graafika ja maaliga nagu abielus, et see on nagu niisugune. Proomõli tehnika on selline tehnika, kus kõik see, mida foto- ja emotsioonilise õpe sisaldab, see pärast asendatakse nagu õlise värviga ja sõnaga see pilti töödeldakse, pärast kantakse. See kirjeldus läheks nii pikaks, aga lühidalt kõik see, mida sisaldab esialgne õbe, asendatakse siis trükivärviga. Ja omal ajal oli saada Euroopas 19 erinevat proomõli paberit, aga tänapäeval ei toodeta nagu ühtegi. See tegi nagu selle asja raskeks ja siis tuli katsetada ja töötada välja mingi oma tehnoloogia. Ja nii siis need pildid tulid. Ma tegin ju pilte tegelikult põhitöö kõrvalt, kas ma olin muusik või kui ma hakkasin tõsisemalt tegema, siis ma olin Eesti Televisiooni operaator. Ja ega ma mäletan ainult seda, et oli üks hea positiivne asi, oli see fotoklubi Tartus, kus kõik nii-öelda fotohuvilised said kokku, sai nagu arutada, seal olid isegi mingisugused konkursid ja näitusi oli üldse sellel ajal rohkem. Ja kuidagi ma ei oska nagu öelda, kes siis olid tegijad, Malev Toom, Toomas Kalve, Kalamees ja Protsin Lokk ja rohkem ei teagi Noorits. See fotograaf oli kuidagi nagu suletud siin selles mõttes, et ei olnud neil nagu sellist fotograafilist haridust, mis muidugi väga raske öelda niimoodi. Ma mäletan seda, et käis suur asi oli see, kui sind kutsuti välismaale näitusele, et said välismaale pilte saata. Kui sa said oma kataloogi või avaldati sind kusagil kataloogis. No ma ei tea, ma olen esinen nii palju igal pool mujal ka, ma olen ikka maailma kodanik, ma arvan. Ei, ma olen ikka Tartu kunstnikuks. Ma olen ikka see Konnatiigi kunstnik. See oli niisugune pilt, et me läksime, see on niimoodi, et mina olen väga laisik fotograaf selles suhtes, et ma ei ole kunagi viitsinud, ma ei ole kunagi läinud pildistama, ma lähen hakkan kunsti tegema. Mul on alati fotokad kandnud kaasas ja see oli ka niimoodi, me läksime Piirissaarele tegema lugu praeguse kunstikooli rektori Vallo Nuustiga. Ja me töötasime Valloga ka koos Postimees ja siis tegin sealt lihtsalt ühe sellise pildi. See on nagu Piirissaarelt, üks pilt, kirik siuke. Ei, ta ei tähenda midagi, see on lihtsalt ilus pilt, mulle meeldib. No võt, see on üks hästi raske pilt. Seda suitsu ja proomõli tehnika, seda on maru raske trükkida tegelikult, kui see alguse on. Ja see on nagu alguses üks esimesi pilte, mis ma tegin ja siis ma mäletan, ma jantisin selle pildiga ja mõtlesin, et kellele neid kurdi kartulikeetmist tänapäeval vaja on ja siis mõtlesin, mida selle pildi nimeks panna, siis tuli Arnold Rüütel, presidentile meelde, mõtlesin, et pildi nimi võiks olla, et härra president, palun istuge lauda, kartulid on kohe valmis.
vaata, kuna proomõli on nüüd selline tehnika, kus sellel mitte midagi ei olnud, siis ma tuuseldasin ja katsetasin ja tegin proomõlis, saab ise teha värvi ka. No vot, see on nüüd tehtud õlist ja söest ja ma ei mäleta kumma raavikumist ja mis seal on Kanada palsamid. See on nüüd tehtud oma tehtud värviga, see on hästi tähtis pilt.